No heippa ei, jälle siinpool leiutamas seekord ja teeme elektritöid seekord. Siin siis on niisugune alaldi, näha 12 volti, plaanis ühendada arvutikõlarite komplekt. Voolu pealt töötab väga hästi, ma plaanin panna need siia aku pealt tööle, siis saab hea normaalse tümmi omale. Vaatame, idee siis on. See ots läheb kõlarisse. Lõikan siitmalt kuskilt juhtme maha, klõps. Ja ühendab otse akule. Idee kohaselt teoorias peaks 12 voldi pealt jaguma. Ei ole vahel vaja mingeid alaseid. Teoorias asi toimib. Kuidas ta praktikas mul välja kukub, seda ma jälle ei tea, kas käib pauk või ei käi. Kui käib pauk, siis järelikult ei tööta. Aga ma arvan, see kõik toimib ja töötab. Vaatame hiljem, mis sellest jamast välja tuleb. Ühendan ära ja vaatame, kas saab voolu sisse. Ja siis järgmine etapp on vaadata, kui palju see voolu sööb. Samas ta palju ei söö. Võtab ainult 2,9 amperit. Sama palju kui mul see telekas siin. See võttis 3,5, või 3 ma ei mäleta, ja läpakas võttis mul 3,5. Vaatame, jagub sellest voolust ja kaua ma seda oma akude pealt välja tulen. Aga hakkame ka nokitsema. Lükka see pluss ja lõpuni miinus on, kes mõttes on pluss ja miinus. Ma arvan siin aku pealt seal on vahet. Mitte nimekestust ei ole, järelikult tuleb ja katse-eksitusmeetod. Kas lähed hambad mustaks või ei lähe? Kõlari sisse. Vaatame külge. Nii, lisaks sinna auku. Vaatame. Keerame kaamerat. Vaatame, mis nägu ta teeb. Pool on tava. Vaale tuli läks põlema. Ei ole vahet. Asja, luknud külge. Näete, tuli põleb. Vool välja, vool sisse. Ära ja töötab. Nüüd on veel ise küsimus, et kaua nüüd see aku pealt ja töötab, aga see on me testin kohe järgi. Siuke lihtne nipikene jälle ja järjekordselt ma ei saa aru, miks kasutatakse autos huvilates inverterit, et võtta aku pealt vool, teha inverterisse 220 korraks
siis ühendada jälle sinna mingi asi järgi, näiteks praegu ma ütlen need kõlarid sellesama siia alaldile, siit paned inverteri pealt 220 korra järgi ja siit poolt tuleb jälle su 12 välja. Miks korraks on vaja muuta vool sul 12 või 220 peale, et tagasi muuta 12? Mina ei saa sellest siiamaani aru, kui keegi näeb seda, pange kommentaari kirja, miks kasutatakse autosuvilas inverterit, ma ei saa sellest aru. Kohvimasinad, veekeetid, kõik on 12 voldi pealt toimivad. Mul on läpakas selle pealt toimib, juukselõikamasin, kõik toimivad, noh. Mikrouuni, ma ei tea, kas see nüüd nii häda on mikrouuni süüa, aga noh, eks igaühel oma asi. Et järjekordne tõestus, et ei ole vaja kasutada inverterit autosuvilas. Aga mina tänan vaatamast, kui video meeldis, näpp püsti või näpp alla, kirjuta oma arvamus, kommentaar, kindlasti kui on sul inverteri kohta midagi öelda või selgitusi mulle või muid ideid, kirjuta kommentaar ja kindlasti jaga seda videot. Aga mina tänan, kohtumiseni järgmises videos. Tšau ka tšau!